Ja sellel kevadel minu seltskond, kes seal koos minuga pildil, vasakult Annika, oli Tammsalu gümnaasium, mis nüüd on Tallinna Reaalkoolis. Ülejäänud seltskond olid juba enne, Jakko on järgmine ja siis vahet Ander on koha peal, siis on Laas ja minu kõrval Urmas, nemad kahekesi sealt olid juba enne nõus, on praegu veel nõus viimast aastat ja nüüd need kaks keskmist, kes praegu siin enne olid Rakkes ja Tammsalus ja nüüd on nõus. Et selline seltskond oli ja siis nad võtsid pähe, kirjutasid motivatsioonikirjad ja muud asjad, et kunagi, kui MTÜ Robootika saatis võistluste valikute, kes tahab kuhu minna, no ja siis nad tahtsid. No eks ma siis saatsin kogemalt selle kirja ära ka. Ja siis juhtuski nii, et me läksime ja sattusime First Global Challenge'ile Mexico City'sse. See on siis LTT valdkonda sellel aastal siis, kuidas on energia, eks ole, kõik, mis on energiaga võistlusmängumissioonide lahendamise juures, kuulete täpsemalt tuulegeneraatoritest, päikesepaneelidest ja midagi oli seal veel, mis tuli käima panna. Nii, sinna sai igalt maalt üks ja siis sellest tehti kokku raamat, meid piinati igasuguste ingliskeelsete tekstidega, jälle mida nemad, eks ole, siis kirjutasid kokku panid ja ära saatsime, ma saadan nüüd ringi käima. Need, kus on siis kõik pisut rohkem kui 161, sest minna tahtjad oli rohkem füüsiliselt kohale, päris kõik ei jõudnud, mõningatel jäid asjad tühja laua peale. No meil EFRL-il juhtub ka aeg-ajalt sellist asja, ka maailmavõistlustel, kus igast riigist on üks, juhtub sellist asja. Nii et hops. Et siis siit saab vaadata neid riike, kes siis olid, saate neid seda. Kõik see asi tükkidena saabus kahtiselt selles kastis. Seal on palju asju. Et saate rahulikult vaadata, ma saadan teile veel neid. Nii. Ja siis me valmistusime ja siis me sõitsimegi augustis. Ja hästi palju oli kommunikatsiooni ja selles mõttes otseselt EFRL-i mõttes projekti ei ole sellel First Global Challenge'il. Aga samas tähendab, selles valdkonnas tuleb ennast harida ja pärast seal kontrollitakse neid teadmisi ka kogu selle protsessi ja selle kiire päevakava juures, mis siis sealt hakkab toimuma. Nii. Algusest me räägime lõpus ja me alustame sellest, kuidas me siis sinna sattusime. Nii, hakake nüüd korda mööda, mis iganes kommenteerima. Jah. Kõige lähedam osa oli see, kui me hotelli jõudsime. Ehk siis seal me praegu ootame seda, et meil antakse võimalus tuppa ronida, et me saaksime kuskil magada ja midagi teha. Üldiselt päris aeg hotelli olid varsti poolt organiseeritud mingisugused kõrge klassiga ja sõime lauale kinni mõnda täiesti palju töötunud. Ja kohe bussidega veeti meil hommikul siis Mexico City areenale. Laske edasi. Viidi kohale bussidega hommikul, saime endale piti asukoha, hakkasime seda jah, täpselt. Ja kohe tulid kohtunikud. Ja kohe tulid kohtunikud. Et rääkisime kohtunikega, alguses küsisid hispaania keeles midagi, aga siis hakkasime inglise keeles rääkima. Näitasime oma robotit, rääkisime, kust me tuleme. Eesti on tore koht ja meie robot oli tore ja neile väga meeldis kõik. Ja siis ma panin millalegi allkirja ja siis nad läksid ära. Nad tulevad jälle, aga teisest mingi aja pärast. Et siis oli harjutamine. See oli mõnest õppida toomine. Ei, see on harjutamine, Annika paneb harjutamise aegu kirja. Päevakavad anti ka jupiviisi meile kätte ja siis läkski juba esimesteks harjutamisteks. Seal me räägime teiste meeskondadega, et vaikselt teada saada, kuidas nende
võistlesid 3 meeskonda ehk 3 riiki 3 riigi vastu. Ühed olid sinised, teised olid punased. Jagati tundmatul viisil meid nendeks. Ja seega suur osa võistlusest oligi siis enne võistlemist teiste tiimidega kokku saada ja panna strateegia paika, uurida üksteise roboteid, et teada, kuidas oleks kõige parem neid ülesandeid ükshaaval lahendada. Nii, proovime nüüd hakata mõningaid ülesandeid järjest lahendama ka. See on päikesepaneelid. Start oli kuskilt kalkpinna pealt. Selle sammuse minna pealt oligi. Ei ole. Start oli jäärtest. Start oli jäärtest. See oli lõpp siis või? See oli lõpp. Vahet pole. Seal sai parkimised koos muuta. Seal oli seda asi, et me pidime tarima Powerlight Cube, ehk siis need on umbes nagu need valged kastid, mis siin on. Lihtsalt need on natuke uhkemad ja punaste ja erinevat värvi mingisuguste teipidega ära markeeritud. Ja pidime need tarima sinna asjade aukolle, mis meie robot on, koos päikesepaneelidega. Ja nende eest sai lisapunkte, mis hakkasid mängu jooksul 20 punkti üle kohtuva. Päikesepaneel tuli panna, tähendab mängid olid erinevaid. Igast riigist võis olla platsi ääres 4 tegelast kokku. Ja või ka 3, sõltuvalt siis, kui palju seal meeskonnas oli. Neile meeldis 3, kuid sobis ka 4. Jah. Osa olid inimmängijad. Osa olid inimmängijad. Need võisid käega tõsta nüüd. Ei, nemad tõstsid, tähendab inimmängija oli see, kes siis pani, kuskil tuleb kas... Viskas paneele lauale, et robot üles korjad. Kuskil tuleb hiljem see väike kolmnurk, kuhu siis, seal on nüüd näha, kuhu need tuleb rigutada. Et oli väike kolmnurk, kuhu inimmängija pani siis selle päikesepaneeli. Noh, nii võtta ära. Lihtsalt talle ei meeldi see vaikil maas. Taha poole panna, siis mul üle tegemist ei saa. Ja siis tuleb siia, ma olen see inimmängija. Tubli! Aga kõik on hästi, me saame uuesti üles, sest me oleme nii lahedad. Ja nüüd me lähme sinna vella juurde. Ja nüüd me tõstame selle üles ja laseme selle lahti. Ja siis oli hirmus kiiresti tuli panna üles sinna, kus seal on näha. Nende konksude, et sealt punktid jooksma. Nii, mine ära. Tule jälle tule järgmine. Et inimmängija pani jälle sinna järgmise ja niimoodi tuli siis hästi lähtu toimetada. Põhiline strateegia oligi 4 päikesepaneeli saada, 3 Powerlight-juhti saada ja hakata sulle kuskil üldse Üle oleme juppide laua juures, oma losikuna need osajuhtid kuulda ära. Me olime oma roboti disaininud nii, et isegi kui see kukub ümber mingi imelikul viisil, siis see tõuseb uuesti püsti, sest meie robot oli kõige lahedam sellel võistlusel. See oli kindlasti välja arvutatud Mati kese, et me saaksime kindlasti seda midagi avada. Mitte midagi ei olnud siin juhuslikku. Teised ju ei tea, et see on ette planeeritud. See oli mitu korda harjutatud ja ümber ehitatud ja tõstetud seal. Tegid selle 3 disainiga. Seal on meie erinevad 2 meeskonda, kellega koos mängime. Üks on Saksamaa ja teist on Aserbaidžaan, selja peal. Nendega oli päris lahe mängida. Saksamaa jagas mingisugused paberid lageli, me saaksime sinna mänguplaani üles kirjutada. Kuid enamus ajast neid keegi käitada, need läksid enamuselt lennukki paberiks. No mõtlesin, teadmisi kontrolliti. Jah, see on see lahe. Seal tulid lambised meeskonnadest, et jagasid ringi erinevaid ülesandeid, nagu Legoliigil tehakse. Lihtsalt tuldi ja igasuguseid aasta teemaga seotud küsimusi jagati lageli ja võitjad sealt tasuta kraamid. See tuleb hiljem, seda kohe ei antud. Siin on veel üks pilt sellest, kuidas me saame kokku teise tiimiga, kellel meil varsti võistlus on, et näha nende roboti disaini struktuuri ja mis nendega teha saab. Sellega sai see päev läbi, õhtul oli pisut meelelahutust ja algas järgmine päev. Järgmised päevad oli lahe USA meeskond meile jagas tasuta särke, sest et me võitsime mingisuguse ülesande, mida me tegime Eestis. Aja peale oli vaja mingid slaalomid asjad läbi teha ja meil läks hästi. Ja siis toodi neile kõigile. See oli kodune ülesanne mingi 2 etapiga. Tuli teha ja ära saata. Ja meie olime ainsad, kes tegid, nii et meie võitsime. Aga seda me ju ei teadnud. Ei, seda me ei teadnud. Nii, boksides käidi pärast palju pildistamas. Siis eelmisel päeval oli pikk harjutamine
ja siis toimus ka päriselt avamine hästi kõrgete külalistega ja siis tuli kõigil 161, tegelikult ühte vist ei olnud, sealt ühest mängisime siis ka, marssida üle lava. Tšehhid, nende hulgas on üks eestlane, Jesper. See on see kõige selgem tegelane seal kõik teised. pärast näete teda veel. Rohkem nüüd, okei. Pärast näete veel. Siin oleme meie. Meil on kõige kõrgem lipp. Meil on kõige kõrgem lipp. Siis on... Soome, ei. See oli Soome. Siin on Läti. Sest me kohtusime nendega enne ja ega korraldab maa siis... Mehhiko. Nii. Ja olümpiavääriline show siis. Pisut. Väga palju draakoneid ja tuld ja suitsu oli. Tuli tuleb kohe. Suht lahe, kui me pidime seisma, nii et see lätika läks alla sellest, aga ülejäänud oli päris lahe. Jah. Taaskord sealt mingisugune tegelane oli meile boksi rääkinud. Ja siis üks teised tegelased, mingid mehhiklased, said meie üleval kuskil kokku ja neile väga meeldis meie meeskond ja nad tahtsid väga palju piita saada. Mis siin oli? See oli see, Annika räägib ja teie hõikate, aitäh. Siin meie hõikama aitäh ja Annika räägib mingitele tegelastele oma meeskonnast, kuidas meie lahendaksime probleeme. See oli tänu. Kas see oli ainult tänu või? See oli ainult tänu. See oli ainult tänu. Sponsoritele. Jaa, sponsorite tänu. Ja jälle lõpuks oli õhtu. Õhtul saite päris palju pidu pandud ringi ostud ja mängid, kus sellesse tasuta kraami võitis. Rühmid aastad olid seal nagu liigil on äguvitul. Järgmine päev inimesed tahavad pilti teha, meie käime erinevates boksides, et näha teiste inimeste roboteid ja nende kultuuri ja nendega tuttavaks saada ja palju sõpru leida ja palju pilti teha. Ja see oli järgmine meie üks võistlusmeeskondadest ka oli Omaan neil. Jah, Omaan oli ka meie võistlusmeeskond, me siin arutame praegu, milline robot neil on ja mida nad teha oskavad oma robotiga. Ja jälle saame mingisugused autasusid. Jälle saame mingeid autasusid, kogu aeg saime autasusid. Nii, siin on nüüd. Siin on jälle Tšehhi meeskond, kus jälle Jesper on keskel, kes oli siis eestlane, kellega me väga tuttavaks saime ja oli üldiselt Tšehhi meeskonnaga väga hea tutvusloodus sel võistlusel. Ta läks eestkäldiga või? Eestlane! Ta on Eestist seal, ta õpib 12. nüüd või? Diplomaadi poeg. Aga tähendab, pandi kokku ja tegelikult Tšehhi meeskonnas vist oli päriselt üks Tšehh. Sest see oli kool. Sest see oli rahvusvaheline kool. Et seal olid hästi kirju seltskond. Nii, see on nüüd boks, kuhu meid aeg-ajalt kokku korjati enne, kui meid võistlema lasti. Jah, see on see ruum, kuhu meid enne võistlust pandi kokku, et me saaksime viimased strateegia lihvimised teha ja arutada, kuidas me seda võistlust tegelikult teeme ja siis me karglisime, hei, me teeme selle ära. Ja siin on võistlus ja me vist sellel võistlusel tegelikult tegime selle ära ja võitsime. Ja see ongi see lahe kolmkord, kus inimmängijad, kes panna neid päikesepaneele maha, et robot saaks üles korjata. Tundub, et me võitsime. Ja me võitsime üles. Ja siin on Läti meeskond, kes ka vist võistlevad parasjagu ja teevad midagi. Ja siin keegi tahtis meiega pilti teha. Me olime väga õnnelikud, muidugi me teeme pilti kõigiga. Siin on Vietnami meeskond, kellega me saime ka väga tuttavaks ja väga headeks sõpradeks, nii kaua kui me seal olime, kellega me tegime koos 2 või 3 erinevat võistlust. Ja ma ütleks, et jaa, me saime väga hästi tuttavaks üksteise robotiga ja üksteise kultuuridega ja üksteise plusside miinustega. Vietnami meeskonnaga me saime meie enda isiklikult kõige kõrgema skoori, mis oli 1094 punkti vist äkki. Väga hea oli. See 1000 punkti skoor oli päris raske saada ja korraks vist isegi hetkeks oli meie punkt mingisugune maailmarekord. Korraks vist oli, aga see läks üle. Nii, et on näha, et hästi palju on neid erinevaid seltskondi, 8 oli kvalifikatsioonivoore. Oli tõesti. See on meie meeskonna tuttav Iga vist. See on meie räägime Läti meeskonnaga. Nendega väga võitleda rääkida. Ikka veel räägime Läti meeskonnaga. Soome. Ja Läti. Naabrid ju. Naabrid, jaa. Mis see härra see keskel on? See härra oli, jah. See on see tähtis tegelane, kes läheks pärsti. Kes
rajas first'i. ma rääkisin enne Team Game'i, siis see on see häda, mis seal keskele. Et ta käis ja suhtles vabalt meie seal boksi alal ja siis, kuidas öelda, saatis meil alguses teele ja pärast lõpus võttis kõike seda kokku, käis oli, lohutas korraldava maa meeskonda ja et selles mõttes väga inimlik inimene. Väga lahe. Jah. Siin on siis lõputseremoonia või? Jah. Jah, lõputseremoonia, kus oli suur orkester ja koor kokku aetud ja nad laulsid lahedaid laule. Ja siin me oleme hotellis ja valmistume tagasi minema. Siin me oleme endu väga uhked enda üle, kuna me saime esimesele Helena 20. Eesti tõdis väga kõrgele, meil läks üldiselt väga hästi. Et see on nüüd selle 8 kvalifikatsioonivooru tabel, sest kus olid tegelikult olulised punktid, sest võrdsete võitude korral läks see, kuidas öelda, punkti summa järgi jagamisele. Et meil läks selles mõttes võitudega hästi, et meie jaoks tegelikult ei olnud punkti summa oluline, kuigi see oli ilus, et me olime nii kõrgel, siis need alates nüüd 30-ndast, eks? Kes on 10-ga, 30-ndast. Kuni, kus see viimane 10 on, 56 oli oluline punkti summa, sest sealt jooksis see piir. 48 oli viimane, kes sai play-offidele, Itaalia ja ülejäänud, kes siin tulevad siis selle nimekirja siin kõiges edasi. Jäid välja. Jäid paraku välja. Pole hullu, me lendasime ka kohe välja. Play-offis. Edasi. Et 161 meeskonda läks siis tabelisse. Nii. Huvitav lugu, mis Argentiina meeskondist oli, kes ei tulnud ise kohale, kuid oleksid peaaegu saanud finaalidesse, kui inimesed mängisid nende eest ja meie saime 2 korda nende eest mängida. Ja meil läks väga hästi nende eest mängides, see oli selline harjutusvoor meie jaoks, mis nende jaoks tegelikult luges. Meile ta punkti andnud. Aga me olime väga õnnelikud, et meil see võimalus oli. Et nii nagu FLL-il aeg-ajalt kutsutakse teid, et vaba laud on. Et sama toimus seal ka, sest tegelikult punktisumma saab suurema, kui 3 robotit võistlevad. Kui 2 võistleks, nii et me selliselt seal see. Ja see teekond siis, vaatasin, et lõpus räägime algusest, algas siis selliselt, kui ükskord Hiinast see pakk jõudis kohale enne, kui pakk jõudis, siis selleks ajaks oli meil muidugi osalustasu ka juba makstud. Aga kõik see asja toimetus hakkas pärast seda, kui me FLL-i Bird Festivalit olime Eestisse tagasi jõudnud, sest seal Ameerikas olles me saime teada, et Mehhiko ootab ees. Mehhiko ootab ees. Ja siis läkski tööks. See oli meie kõige algselt disainis. Käi töötanud. Meil oli väga palju pilte sellest, kuidas me usinalt oma robotit ehitasime. Korraldajad naudsid. Arusaadav. Ja kokku oli siis vist umbes 3 disaini, see oli viimane, mis meile kõige rohkem meeldis ja see oli see, mis püsima jäi ja kõige paremini töötas. Korraldajatele tuli saata ka igasuguseid eestimaiseid asju ja seda, kuidas me vaba aega veedame, igasuguseid videosid teha. See on üks nüüd nendest montaažidest. Et vähemalt üks õun oli puu otsas. Jah, tänavu on nendega kehva. Ja siis me käisime Ülemistes pükse ostmas. See oli väga suur tahe saada kuidagi pärast ühtlased riietused, me näeksime ühtlased kõik välja. Kus su peapael on kusjuures? No kotis on koti ära. Lõpuks me ostasime vist. Üleval laua peal ka. Lõpuks me ostasime 10 minutit enne rongi tagasi sõita, et me ostame need tekstad, mis mulle lõpuks ei ikkagi tükkinud. See ei olnud valikut täna. Lõpuks lahendatakse. Siis korraldajad tahtsid väga teada seda, kuidas me sinna saame ja kuidas me oma roboti turvaliselt teekonnal ette valmistame. Ei on ikka vist nurka või näha, jah. See kohver on, see pärast ei olnud üldse enam kohvri moodi, kui me Riiasta kätte saime. Ei olnud jah. Oli täitsa
täitsa kahjustunud oli. See oli nagu kõik oleks ilusti lihtpassid lindi peale pannud ja lasknud ilusti ja peamisegi hea kohta. Ja siis nendest meeskonnadest, kellega me hästi palju ka enne, et Läti juhendaja korjas, helistasime, kirjutasime, rääkisime kõikides erinevates keeltes, eesti, vene, soome, inglise, hispaania ja siis me saime Riias kokku. Mis juhtus? Läti, kus koos mängida. Jah, ja siis me saime proovida tegeliku platsi peal mängimist, mis oli väga kasulik meile, et me saime tegeliku kogemuse, kuidas see võiks päris võistlusel välja näha. Me saime teada, et kui me oleksime selle robotiga mänginud, siis me tõenäoliselt oleks peaaegu mitte ühtegi punkti saanud. Meil oli natuke selle karvamisrehkendusega ees probleem, aga me saime ümber ehitatud ja nüüd on kõik okei. Ja see on Vene meeskond, kes tuli ka kohale, aga tähendab, sealse riigi seadused on nii karmid, et nad ei lubanud seda Hiinast tulnud komplekti oma riiki sisse ja nemad said oma roboti kätte alles Mehhikos. Tähendab, korraldajad organiseerisid neile roboti, aga nad olid tutvumas ikkagi selle võistlusformaadiga meie juures seal. Nende plaan oli see, et nad käivad ringi, vaatavad, kuidas teiste robotid töötavad, teevad pilte, enda ideid kokku arendada, kuskile keeravad Ameerika meeskonnale mingisuguse juhendi kokku, kuidas ehitada nende roboti, siis Ameerika meeskond on nende roboti valmis olnud neile Mehhikos kätte seal. Jah, see kõlas päris hästi. Ja töötas või? Täitsa töötas, täitsa mängida. Ja nagu ikka mitu asja poolt, siis lätlaste juhendaja siin eesotsas veab meid Riia linnaga tutvuma vee peale. See on väga tuttav, See oli märg. natuke märge ka selle taha. Okei, mul on nagu mõned küsimused, mida võib-olla teised huvitavad, et Vellele just eelkõige palju see kogu reis maksma läks ja kus sa finantsid said? Sa tead küll, räägi välja. Ei tea, ausalt ütlen, kogu reisi maksumust ei tea, sellepärast, et lõplikud plussid, miinused on veel kõik alles poolel teel, lihtsalt ei ole aega sellega tegeleda. No aga suurusjärk? Alustame sellest, et osalustasu $3000 sai siis makstud, kui need dokumendid ükskord said kõik kaetud ja et robot kätte saada, tuli juurde maksta Eestis umbes 300 € koos tolli vormistamise ja sellega, sest esimene katse, kui ma kirjutasin välja kõik need tollidokumendid, kuhu on vaja teha linnukesi, numbreid ja konsulteerisin ja helistasin tuttavad läbi, kes on, siis ütlesid, et näri ajakulu jaoks on lihtsam teha see teenusena, sest muidu ma ei pruugigi seda kätte saada. Mis registreerimistasu sees oli? Registreerimistasu sees oli see robot, mis välja otsitult maksab 1600 € ja siis me saime kõik 3 komplekti igaks päevaks särgi, saime terve kõik selle aja hommikust õhtuni näkse, korralikult lõunasöögi, hästi tervislikult toideti ka, lisaks sellele, mis oli kõik muu toit, anti juurikate topsikuid vabalt nii palju, kui süüa jõudsid. Toitlustusest meil sooviks juurde lisada, et seal oligi päris lahe süsteem, et neil oli laiali jätatud nii-öelda vaba laud, see imeline laud, kus oli hästi palju visatud toitu peale, ehk siis sa astusid sinna, võtsid mingisuguseid jooke, mis sa tahtsid, kas Pepsit või Coolast või midagi, võtsid enda popcorni ja astusid minema. Ja ütlesid aitäh? Põhimõtteliselt. Ja siis käisid seal nii mitu korda, kui tahtsid hästi palju toitu. Ja siis, kuna on võimalik ka toetust taotleda Föstilt ja meie olime enne küsinud valdadelt Detroitis festivalile minekuks toetused, siis meil teine ring valdadega jäi, kuidas öelda, olematus pluss ajaline nappus pluss suvi. Ühesõnaga, siis nad kirjutasid jälle igasugu neid pisikesi esseesid ja siis ma saatsin Föstile selle toetuse taotluse ära, aga me ei mallanud oodata lennupileteid, sest neil hakkasid lähenema 1000 €. Ja siis hiljem saime teada, et me saime toetuse, mille raames oleks 3 osaleja ja 1 juhendaja sõit ja majutus toetatud sealpoolse korraldaja finantsi pealt. Siis kuna meil oli see, et me olime lennupiletid ära ostnud, välja arvatud viimasel päeval kirja saanud teine juhendaja Aloveets, kes meil siis hispaania keele ja muuga seal ka Riias juba kaasas oli, et siis temale osteti lennupilet ja
kõigile meile 7 siis selles hotellis kogu selle võistluse ajaks kindlustati siis öömaja ja toit selle Firsti toetuse poole pealt. Siis lapsevanemad toetasid seda eelnevat perioodi, millega me siis käisime, tutvusime Mehhiko ja püramiididega ja Mexico City enda linnaga ja siis veel nipet-näpet ja oligi kõik. Aga mis siis, poisid, rääkige, mis siis selle roboti juures vaja teha oli või ehitada ja mis siis nagu programmeerimise, mida siin tuli programmeerida, sest te tegelikult juhite seda puldiga? Programmeerimist me nii palju ei tea, kuna sellega tegelevad Jaako ja Urmas täpselt. Aga me oskame ehitusest rääkida rohkem. Et peab nii tegema mitut asja korraga, ehk siis keerama tuulegeneraatori rehkendust, mida lasub tööle panna praegu. Siis kõrval on tuulegeneraatori rehkendus, millega pidime energiat ehitama. Ta pidi suutma kaste ja päikesepaneele tarida üles alla paremale vasakule. Ja ta pidi võimalikult hästi liikuma, et temaga oleks mugav hakkama saada. Millest seda programmeeriti? Kui nad esialgu kuulsid, et see on Scratchi-laadne keskkond, see oli esimene võimalus, mis oli first.global leheküljel, kus kõik saaks infomaterjal üleval, siis oli natukene, aga siis nad lugesid välja, tohib kasutada ka mida. Siis olid poisid õnnesärgis ja siis oli kõik okei. Et teile meeldib see mitte visuaalne programmeerimine. Väga meeldib. Mis ma veel näitan? On midagi veel küsida? Kas on kellegi küsimusi? Sest et kuidas see aasta on see, et see aasta tuleb samamoodi avalik kutselisti, et kes soovivad minna järgmisel aastal toimub First Globalile, siis nüüd te teate, millega on tegu. Aga mis vanusegrupile see on? 14–18. 14–18. Terve suvi Aga on sisustatud. te olete veel siin lõuna ajal, nii et kui keegi tahab peale lõunat küsida või vaatama tulla, siis laske käia. Täname! Ja tänutäheks saime siis sellised ja uhked diplomid. Ja mul on Laasi oma üle anda, sest see jäi minu kohta. Aitäh!